Nüüd aga me läheme esimese tänase paneeli juurde ja see paneel kannab pealkirja Kas poliitikas on ruumi teaduspõhisele otsustamisele. Ja ma palun lavale sellises järjekorras Brigitta Õunmaa, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik. Riina Sikkut, Riigikogu liige. Ja Taimar Peterkop, E-riigi Akadeemia vanemekspert ja endine riigisekretär. Alustakski võib-olla sellest, et kui suur siis ikkagi on teaduslike uuringute ja statistika roll Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel, aga oletaks, et siin ju probleemi ei ole, et kõik otsused, mis vastu võetakse, ongi teaduspõhised ja kogu otsustusprotsess põhinebki nii-öelda teaduspõhisusele. Riina? Kui vastata lihtsalt, et kas on ruumi teaduspõhisel otsustamisel poliitikas, on küll ruumi, aga see ruum on suhteliselt väike. Selles mõttes, et akent tuleb ikkagi oodata. Ükskõik, kas me räägime alkoholireklaami piirangutest või abielu võrdsusest, et need kaardid oleksid sellised, et on võimalik see otsus ära teha. Ja minu meelest ei ole see peamine mure, et tehakse väga palju mittetõenduspõhiseid otsuseid, aga et jäetakse tegemata, et see teadmine, mis meil on, mida võiks muuta kas või tervisekäitumise parandamiseks, see on mõõtmatult suurem kui see toru, kus nüüd siis otsustajate lauale asjad liiguvad. Me suudaksime palju rohkem teha, nii et see mure on seal, mitte et ei tehta tõenduspõhiseid otsuseid, vaid et neid tehakse liiga vähe. Brigitta? Ja hästi nõus ja tegelikult Sotsiaalministeerium selline nurgakivi on tõenduspõhiste poliitikate kujundamine, väljatöötamine ja meil on enda otsuste tegemiseks väga palju andmeid, uuringuid, väga hea koostöö teadlastega nii Eestis kui rahvusvahelistega, aga tõesti nende otsuste jõudmine või nende soovituste, tõenduspõhiste poliitikameetmete soovituste jõudmine otsustajateni on natukene keerulisem ja kindlasti on sellel väga suur roll ka sellisel kommunikatsioonil ja sõnumite sellisel kujundamisel, mis võib-olla otsustajatel otsustamise lihtsamaks teeks. Taimar, kuidas sinu vaates paistab see? Ja ega siin tuleb eelkõnelejatega nõustuda, et võib-olla kui siia midagi lisada, siis jah, et meil see keskkond on üha polariseeruv, üha ideoloogilisem ja siis need, kes peaksid otsuseid tegema, nendel on seda sageli üha vähem, sest poliitikud elatuvad sellest, mida rahvas arvab ja kui keegi väga valjuhäälselt kuskil hakkab kisama, siis sageli lastakse sellel endal mõjutada, et siis see mõjutab seda otsustusjulgust. Nii et jah, et justkui nagu kõik vajalik on olemas, aga paraku tänapäeva maailm on jah selline, et meil sellist julget riigimehelikkust on üha vähem ja sellist konjunkturismi on üha rohkem. Aga kuidas seda julgust leida? Selles mõttes, et kui ikkagi keegi tuleb ja räägib midagi, mis on ilmselgelt ebatõde või mis ei vasta tõele, et kuidas sellele vastu seista, siis kuidas seda julgust leida ikkagi otsustamiseks? Ega kui sellele oleks hea lihtne vastus, siis võiks seda teha, ega tulebki rääkida lihtsalt, et maailm on muutunud, enam ei ole nii, et sul peavoolumeedia ütleb, et kuulge, teadlased arvasid, usaldame teadlasi ja siis kõik jookseme selles suunas, et peavoolumeedia usaldus on üha väiksem, järgitakse üha vähem, on sotsiaalmeediaga tugevam roll, mis tähendab, et me justkui kõik peaksime siis olema ise kõneisikud, et mulle on alati imponeerinud näiteks Ülle Madise, kes julgeb sõna võtta sotsiaalmeedias ja kindral Herem, kui ta oli kaitsejuhataja, kulutas mitu tundi päevast, et vaielda kõigiga seal sotsiaalmeedias. Et see oli suur eeskuju, aga ise kunagi sellist asja ei teeks. Aga tegelikult maailm on nii palju muutunud, et kõik
teadlased, ametnikud ja ka poliitikud, ettevõtjad, nagu kõik peaksid seisma selle teadmispõhise otsustamise eest. Milline vahekord Eesti tervishoiusüsteemi rahastamise otsuste kujunemisel on siis poliitilisel kompromissil ja teaduslikel tõenditel, Riina? Enne kui ma jõuan rahastamiseni, tegelikult Taimar avas väga mitu huvitavat teemat. Et mina ise, ma arvan ka, et Eesti poliitikas on väga palju muutunud. Me teame, et sotsiaalmeedias, kommunikatsioonis on palju muutunud, teadmispõhist sellist teadmist on palju juurde tulnud, samas on võib-olla ka riskid muutunud. Et meil on tõepoolest põhjalikud dokumendid, on see siis alkoholipoliitika teemal, aga nüüd on nutiseadmed. Ja siis, kui ma minister olin, kujutate ette, küsimus, mida minu käest kõige sagedamini küsiti, inimesed siin saalis võib-olla paljuski teavad, kas te toetate kanepi legaliseerimisest? Ei toeta, aga miks te seda küsite? Seda ei ole ühegi erakonna programmis ja sõltumata sellest erinevad, on need noored, on need ajakirjanikud, teiste riikide poliitikud, see arutelu toimub. Nii et me näeme, et riske tuleb juurde ja nendega tegelemiseks meil veel sellist mahukat paketti, et kui see aken avaneb poliitiliselt, paneme laua peale, hakkame ellu viima. Et ei ole. Et seal tuleb seda luua, aga peamine mure, minu meelest see süvenev parteiline lojaalsus, mis meil on toimunud, tõepoolest see, et soovitakse teha populaarseid otsuseid ja nimesid nimetamata Riigikogul ja Teaduste Akadeemial on tekkinud selline uus formaat, kus peetakse erinevatel teemadel arutelusid suletud uste taga ja seal ma olin hoopis teisel teemal paneelis ja tõepoolest poliitikud väitsid, et seda ei saa teha, et inimesed ei toeta seda. Et me ikkagi peegeldame siin Riigikogus seda, mida inimesed arvavad. Pole elus sellist asja kuulnud. Sa pead ikkagi olema nagu eeskuju, eestvedaja, sa oled paremini informeeritud kui enamik sinu valijatest. Sa pead selgitama, miks Eestis ühte või teist asja muuta on vaja, mitte täitma tellimust, mis esitatakse sotsiaalmeedias. Aga kuna see on muutunud, siis sellega tuleb arvestada ka poliitika kujundamisel ja kommunikatsioonis. Ehk siis, kui meil ei ole poliitikuid, kes ütleks, tulge nüüd minu järel, ja nad tahavad teha populaarseid otsuseid, siis kui usaldusväärsed inimesed on need Martin Herem, arstid, teadlased, president, ainus vist inimene, kes on usaldusväärne nii-öelda poliitiku või valitaval ametikohal, et nemad seda sõnumit annavad, et kui see tundub midagi sellist, mis ühiskonnas vastu kajab, mille järgi on tellimus, siis ma arvan ka nendel mittejulgetel poliitikutel on lihtsam neid otsuseid teha ja siis viimaseks, kus Taimar rääkis sellest sotsiaalmeediast, siis vaatamata sellele, et mina ise ka, ma olen ikka see vana paberlehe formaadi aga ma olen sama meelt, et kuna enamik inimesi sotsiaalmeedias ikkagi nagu jälgib, loeb, vaatab, siis on oluline, et isegi kui seal on täielik jama, siis kuskil on see mõistuse hääl, mis peegeldab seda, mida inimene tegelikult seni on kuulnud või õigeks peab, et on see üks või kaks tükki, kes väidavad vastu, lükkavad ümber. Et see kahtlemata on väga väsitav, kulukas, koormav, aga selle tegemine on tähtis. Aga mismoodi tegelikult poliitik võiks teha mitte siis neid otsuseid, mis on populaarsed, vaid neid otsuseid, mis on õiged ja mingis mõttes riigimehelikud, eks ole. Et me saame ju aru, et tal on see dilemma, et kui ta räägib seda, mis ei ole populaarne, aga on õige, siis teda ei valita tagasi, eks. Ja kui teda tagasi ei valita, kui selle erakonna toetus on väga väike, siis asemele tulevadki, ma ei tea, populistid näiteks, eks. Et kuidas siis poliitik peaks toimima? Kuidas leida seda nii-öelda head vahekorda siin? No ma ei oska sellel vastata, sest enamasti populaarsed asjad, sest et kõik valed. Kõik see, mille küsitlusuuringutes 90% inimesi toetab, sageli on väga valed. Et sellist lihtsat teed ei ole ja seega see akna loogika, mis ei ole ju muutunud, ükskõik kas see 90. aastate alguses või praegu oli sul sotsiaalmeedia või mitte, kas oli rohkem riigimehi ja eksperte poliitikas või praegu, et see, et on teatud hetk, kus sa saad neid otsuseid teha, see minu meelest ei ole muutunud. Ma arvan, raske on üldistada ja
ja võib-olla tõesti selline teadlikkus või olemasolevad teadmised ühe või teise poliitikameetme tulemuslikkusest või võimalikest riskidest neid teadmisi ei pruugi olla alati väga palju ja väga palju võib-olla, mis ka seda otsustust mõjutavad ja usaldusväärsust, Sotsiaalministeeriumi ametniku usaldusväärsust, on erinevad vastuargumendid, mis on enda kanda väga hästi kinnitanud kas erinevate lobigruppide poolt või kuidagi ringlema läinud müüdid, mida kuidagi usutakse ja kui tuleb uus arvamus või uus seisukoht, mis on konfliktis selle varasema teadmisega, siis ei pruugi sellises väga, väga kiires tsüklis see uus arvamus kanda kinnitada. Kui president Alar Karis, ma arvan, ütles seda, et meil viimasel ajal ei ole enam oskust jääda viisakalt eriarvamusele. Ja see on tegelikult suurepärane lause, mille üle tasub väga paljudes valdkondades mõelda ja väga paljudel elualadel. Kuidas me ikkagi saavutaksime selle, et see kontakt teadlaste, tervishoiutöötajate ja poliitika kujundajate vahel muutuks paremaks? Ma saan aru, et meie konverentsil on suured ootused, aga ikkagi veel Taimar, palun. Eks seda tuleb praktiseerida, et ju ühe positiivsema näitena, kuidas asi töötas, oli teadusnõukoda ja koroonakriisi haldamine, kuidas anti sisendit otse poliitilisele tasandile. Et kindlasti seal olid ka omad väiksed tõrked ja põrked ja teadusnõukoja koosseis mingid vahetus ja nii edasi. See kõik on paratamatu ja see ongi inimlik, et iga asi elab oma elukaar ära. Aga see võiks eeskujuks olla, et kordame seda ja ega muud ei olegi, kui peab uuesti proovima ja siis, kui ebaõnnestub mingi asi, siis tuleb sellest õppida, et meil on ka see, et kui meil midagi ebaõnnestub, siis meil kohe lüüakse inimesed risti. Et mul on tuleb kohe meelde see näide, kui ma palusin Kaja Kallasel peaministrina tellida Riigikontrollilt koroonaõppetunnid, et õpime sellest, mis me seni teinud oleme. Enamus läks eelmise valitsuse kohta, need õppetunnid, mida Riigikontroll tegi ja ajakirjandus sõitis nende pealt Kaja Kallasele väga tugevalt sisse. Ja mis see motivatsioon on siis õppida midagi. Et tegelikult see, et mingid asjad ei tule välja, nende pealt õpime, see on hästi oluline osa selle vastutustundliku valitsemise kultuurist. Et seda peaks julgustama, seda peaks kiitma, mitte kasutama seda kohe ära laskemoonaks, et tampida kedagi. Tegelikult ongi nõnda ju, et rohkema suhtlusega saavutab paremaid tulemusi, et see suhtluse tõhustamine kõigi osapoolte vahel on üks asi ja ma ei räägi lihtsalt sellest, et see suhtluse tõhustamine võiks olla see, et ma ei tea, saame ühe korra kokku konverentsil, räägime 2 sõna juttu ja lähme edasi, aga ega ei ole vist olemas ka väga selliseid ühiseid suhtlusformaate, kus inimesed tuleksidki kokku, veedaksid korraga rohkem kui 10 minutit ja arutleksid neil teemadel. Et siin on tegelikult meedia ka väga suur roll, ma mõtlen, tahab rääkida sellest. Ma arvan, tõesti väga hea näide oli just ka koroona ajal koostöö teadlastega, erinevate kõneisikute kaasamine, kellel on kõrge usaldus ühiskonnas, erinevate arstide positsioon või usaldusväärsus on täna väga kõrge. Ehk selliseid koostöövorme, võib-olla selliseid uudseid ja kiires olukorras improviseeritud sai kindlasti katsetada ja kindlasti mingid formaadid sellest koostööst on ka tänasel päeval jätkusuutlikud. Räägime sotsiaalmeediast natukene nüüd, et kui suurt kahju tehakse sotsiaalmeedias erinevatele meditsiinilistele või ütleme tervishoiu teemadele. Ma pean silmas just seda, et väga sageli hakkavad sõna võtma seal algamata algharidusega spetsialistid nii-öelda. Liina? See kogu see meediamaastik ja sotsiaalmeedia, see on nii palju muutunud, et seal võib nüüd praegu pingutusega ikkagi positiivset ka leida, aga ma arvan, et seda kahju, mida tehakse, on ikka mõõtmatult palju rohkem. Nüüd, ja see ei pruugiks nii olla. See asi ei ole tehnoloogias või selles lahenduses, vaid selles, et me oleme inimesed. Minu meelest kas eelmisel nädalal või 10 päeva tagasi käis Eesti meediast läbi ka see Meta
ma ei tea, sisedokumentide põhjal tehtud uudis, et tõepoolest nad on otsustanud või leidnud, et neile on äriliselt kahjulik pettuste tõkestamisega tegeleda. Sest nad saavad väga palju reklaamiraha. Ja seega ka need asjad, mis tunduvad, ma ei tea, AI loodud või mingid skeemid või pettuse asjad ja tõesti kasutatakse arsti nägu, ma ei tea, ravimite müümiseks või investeerimissoovituste andmiseks, et nad ei võta seda maha, nad ei tegele sellega. Kuigi keegi kannatab kahju, me teame, et seal võitjaid on väga vähe selles ahelas, mis toimub. Ja nüüd küsimus on pigem, et kuidas sellele reageerida, kas seda saab teha riik, enamasti ei saa, kas seda saab teha Euroopa Liit, aga kõik need on väga pikad rajad ja ega muud üle ei jää, kui andagi koolis sellist, õpetada lastele meediakriitikat ja analüütilist mõtlemist ja sellist, aga see tehnoloogia arenguga seoses ma arvan, et on vaidlusi, mida tuleb pidada ka rahvusvaheliselt, mida tuleb õigusruumis ära lahendada, mis kaudselt teenib ka rahvatervishoiu eesmärke. Ja need mingi paar fundamentaalset muutust, Tanel Tammet, TalTechi professorina on ilusti öelnud, mina hakkasin ka mõtlema, kalkulaator tuli täielikult usaldusväärne, paned oma korrutustehte sinna sisse, saad alati õige vastuse kätte. See, mis nüüd AI tulekuga on muutunud, et enam sa ei saa seda masinat usaldada, sest ta ei tee mitte, ei arvuta seda valemit, vaid see viis, kuidas ta õpib, kuidas algoritm töötab, ei ole tingimata sulle õige vastuse andmine. Ja olukorras, kus me ei saa usaldada tehnoloogiat, meediat, see on väga palju asju, mida me peaks ümber mõtlema ja muutma. Ja ma arvan, et väga keeruline ongi toimida siin. Ja võib-olla ma olen optimist, aga mina ka. Aga ma arvan, et see peavoolumeedia tähtsus hakkab uuesti taastuma. Et lihtsalt inimesed peavad midagi usaldama, et kuna see sotsiaalmeedia just, mida Riina rääkis, et tehisaru tulekuga see usaldusväärsus veel langeb sotsiaalmeedias. Ja mina saan, tõenäoliselt paljud saavad Facebookis pidevalt mingisuguseid reklaame, kuidas need nõudepesumasina tabletid on tohutu mürk, eks. Et ma vaatan ja naeran. Võib-olla see on tõsi, võib-olla mitte, aga ma ei usu mitte midagi, mis sealt tuleb. Kõik asjad, mis sealt sotsiaalmeedias tuleb, et ma ei ole nagu milleski kindel, aga kui näiteks Rahvusringhääling kirjutaks seda, ma lõpetaks nende kasutamise kohe ära. Ma ei tee nalja, ma ütlen siiralt seda. Ja ma olen nagu optimistlik, et mingi hetk see on nagu looduslik valik lihtsalt. Et need surevad ära, need, kes usuvad seda sotsiaalmeediat ja joovad seda torusiili, et ja need, kes siis Rahvusringhäälingut tarbivad, et nemad jäävad alles. Kuna mulle õudselt meeldib inimesi üle trumbata, ma olen suurem optimist. Mina tegelikult arvan, kuna ma olen see vana maailm inimene, mina arvan, et mida kiiremini see AI kõik üle võtab, seda kiiremini me jõuame tagasi vanasse maailma. Kui ma ikkagi ei saa uskuda, et kas see inimene, kes ekraanil taimari näo ja häälega minuga räägib, on tegelikult taimar, ma pean temaga kokku saama. Ja et kui me ei saa enam teha asju distantsilt, siis paberlehed, tavameedia, füüsilised kokkusaamised, päris inimestega asjade arutamised, et lõpuks see on see turvaline lahendus, milleni me tagasi ja muide, mina pole kunagi näinud mingit pesukapsli, pesupulbri asja, ainult perimenopaus tuleb minule sotsiaalmeedias. Mina olen muidugi nii kergeusklik, et kui keegi ütleb, et Türisalu pangalt leiti sabaga mees, siis ma olen kohe vaatama Türisallu, aga lähme siit edasi, et kuidas saab tõenduspõhisust rakendada neis valdkondades, kus tegelikult ka teaduslik konsensus puudub, kus vaieldakse, kus ei olda tingimata ühel meelel või tõendid on vastuolulised. Kuidas siis toimida? Ega teadus ei annagi sageli sellist 100% garantiid, ehk alati eksisteerivadki mingid eeldused, kus seda teadust saab rakendada, mis eeldused peavad olema täidetud, et saada üsna hea tõenäosus, et mingi tagajärg tuleb või ei tule. Ja selliseid valdkondasid, kus meil võib-olla ei ole veel teaduslikku konsensust, väga selgelt seda on, aga vähemalt tervisekäitumise poliitikas saaks öelda, et meil pigem on üsna selgelt teada, mis toimib, mis ei toimi ja siis on mõned sellised hallid alad, kus me ei julge veel väga kindlalt väita, et see toimib, aga siin on tõenäosus või see on tõenäoline, et see võib toimida, lihtsalt keegi peab seda katsetama ja natukene rohkem veel uurima. Ehk pigem seni, kuni meil on ära ammendamata need võimalused
tõenduspõhiste poliitikate kujundamisel, kus meil on väga selge konsensus, on teiste riikide head näited, on võib-olla meil endalgi väga head näited ja neid ära ammendada ja siis me saame hakata vaatama nende hallide alade poole, et mis siit veel noppida. Taimar, te olete nüüd E-riigi Akadeemia vanem ekspert, et mida E-riigi Akadeemia teeb selleks, et tõenduspõhisust ma ei tea, siis promoda või veel rohkem ausse tuua? E-riigi Akadeemia ekspordib neid Eesti häid kogemusi, kuidas ehitada sellist läbipaistvat riiki, kus teadmispõhine otsustamine on tegelikult selle läbipaistvuse osa, et see, mida kui mujal maailmas ringi vaadata, siis ega meil tegelikult on suhteliselt okei võrreldes sellega, kuidas teistes riikides läheb. Nii et just see, kuidas ehitada riik, mis on läbipaistev ja selle läbi luua usaldust, seda kogemust me ekspordime teadmispõhiselt. Meie paneeli nimi oli, kas poliitikas on ruumi teaduspõhisele otsustamisele, igaühelt palun üks lause lõpetuseks, alustame sealt poolt. Ruumi on kindlasti ja võib-olla nagu Riina ka alguses ütles, et asi ei ole selles, et tehakse mitte tõenduspõhiseid otsuseid sageli, vaid ei tehta piisavalt palju tõenduspõhiseid otsuseid, siis ruumi on veel väga palju, et teha enam otsuseid. Liina? Ma olen sama meelt, ruumi on, aga seda ruumi tuleks sinna suuremaks luua. Zen ütlus on, et see on täiuslik, aga ruumi paranemiseks veel on. Ja selle toreda mõttega, et veel on ruumi minna, me lähemegi lõunapausile. Ma palun teid kõiki tagasi kell 1 ja siis räägime me juba nendel teemadel edasi. Head isu kõigile ja aitäh hommikuse sessiooni eest!